Kuna klassiruum on üsna väike, siis ega laudade ja toolidega erilist mänguruumi ei ole. Sel aastal otsustasin mõned lauad kokku panna. On sellist kaks rühmatöö tegemise kohta. Siis seal on õpilaste arvutilaud, arvuti, mida nad saavad tunni ajal või siis pärast tunde kasutada. Ja minu töönurk on seal. Seintele olen ma kinnitanud üsna palju abistavat materjali. Siin on mõned olulisemad fraasid, mida õpilased peaksid oskama kasutada. Siin on klassireeglid. Siis üks üsna kirev stend, kus on näiteks info vaheaegade kohta, tunniaegade kohta. Siis on Star Students, siis on seal lipud, erinevate riikide lipud, kus kõneletakse inglise keelt. Siin on pildid õpilastest, postkaardid, mida 4. klassi õpilased on välismaal olles oma klassikaaslastele saatnud. Siis on 4. klassi tööd, kus nad pidid tegema sellise loomakaardi. Siis on 11. ja 12. klassi õpilaste uusaasta lubadused. Kalender ja õpilaste sünnipäevad. Seal üleval on üks lill, kus on õpilaste käejäljed kokku pandud. Siis siin all on selline koht, kus need õpilased, kes on töö varem valmis saanud, saavad endale lisatööd võtta või võivad ajakirja lugeda, raamatut lugeda. Ja siin on ka igasugused töölehed ja koomiksid, erinevad mängud, sudokud või erinevad asjad on siin. Riiulis on mul kõik õppematerjal, klasside kaupa. Siin on mõned raamatud, õpikud ja siin on õpilaste õpimapid, kuhu nad panevad kõik oma kontrolltööd ja loovtööd ja muud tööd. Riiulis on mul erinevad abivahendid, näiteks täringud. Siis on nupud, mida tundides kasutame. Siis on siin need rõõmsad ja kurvad näod, mida me ka tunnis kasutame. Sõnastikud, mõned väikesed raamatukesed. Siis siin on need mõmmid, mida on hea kasutada näiteks õpilaste rühmadesse jagamisel. Siin on esmaabikarbikene, mõned plaastrid asjad. Siis siin on paar kärbsepiitsa, mitte et meil siin kärbseid oleks, aga neid on ühe mängu jaoks meil vaja. Ja siin on karp. Ja kaktused ja need asjad, mis õpilased on mulle siia klassi jätnud. See on siis selline riiul. Ja siin üleval on mul veel ka mõned materjalide abivahendid. Kraanikauss, mõned plakatid ja olulisemad fraasid inglise keeles. Erinevad edetabelid. Tahvli kohal on tähestik ja vasakul pool numbrid inglise keeles, mõned reeglid. Siia seinale kinnitame õpilaste loovtööd, mida nad on tundides teinud või mõned on ka kodus tehtud. Siin on 3. klassi inglise keele ja Ühendkuningriigi viktoriini tulemused. Ja siin on üks vahva Jyskist leitud vannikardin.
minu töönurk, töölaud, kus on erinevad asjad. Tunniplaan mul. Siis siin on klasside kaupa mul materjalid, mida mul tundides vaja läheb. Siin on ka erinevad materjalid asjad. Siin on kõikide õpilaste nimed jäetise pulkade peale pandud. Neid saab erinevates tegevustes kasutada. Siin on 11. 12. klassi materjalid ja veel mõned asjad. Siin on 3. ja 4. klassi sõnade tööd selliste kohvrite sees. Siin on siis peatükkide kaupa. Olemas. Siit saab lihtsalt võtta enne tunni algust. Siis on siin erinevad kaardid, mida ma õpilastele jagan. Nad on väga tublid olnud. Ja muu pudi-padi. Siin on pildikaardid, õpilaste pildikaardid, minu pildikaardid. Ja siin on kõik erinevad mängud, mida ma ka tundides saan. Erinevad kaardid ja mängud, mida tundides kasutada. Nendes sahtlites on mul siis vajalikud töövahendid. Liimipulk ja augusta ja kleeprint. Siin on erinevad märkmepaberid. Siis selles sahtlis on magnetid, nööpnõelad, kirjaplambrid. Siin on erinevad pliiatsid, vildpliiatsid, markerid. Siin on mul erinevad kleepsud, mida mul vaja läheb. Siis siin on valge tahvlimarkerid, tagapool on erinevad kleeptindid veel. Siin on ka erinevad asjad, pall, kriidid ja muu. Siis siin on erinevad kaardid ja mängud. Siin kõige all on juba katki läinud. On erinevad mänguasjad, mida ma tundides kasutan. Ja siin all on üks lihtsalt pudi-pudi sahtel. Selline on siis minu klassiruum.